Siin on nüüd siuke asi, et ma lähen siia 2,5 meetrise laiusega jõe keskele. Esiteks ma sumpan täiesti mudas ja nüüd siis on näha, kuidas ma hakkan tõusma, siis me näeme ära, milline on jõe põhi, millise kujuga. Ja see on nüüd siis niimoodi tühjaks kaevatud. Ja siin ei kinnitu mitte ükski siuke loomulik põhjaloom ega taimestik. Et põhimõtteliselt, kui me vaatame nüüd, et see jõe laius on 2,5 meetrit ja looduslikult ei ole jõed mitte kunagi siuksed veekujulised sügavikud, eks ju. Alati vesi uuristab endale tasapinnalise põhja. Et sellist olustikku me näeme väga palju üle Eesti jõgedes, eriti ülemjooksudel, kus on vähegi siuke sirge, siis võib kohe kindlalt teada, et see on kunagi sirgestatud jõgi, mis ei ole üldse loomulik. Ja siin ei ole loomulikku jõe keskkonda enam, mis siin tegelikult algupäraselt võis kunagi olla. No, nüüd on näha, milline mudajutt siit nagu alla paneb, eks ju. Et oluline asi on veel ja meeletu vastuolu, et need samad allikatekkega jõed, eriti Eestis ongi valdavalt jõed on kõik allikatekkelised tegelikult. Algavad tavaliselt Pandivere kõrgustikult ja nii edasi, siis nendes on kõik on aluseline veekoostis, aga kraavidest tuleb kõdulagu, eriti metsakraavid, eriti sood ja rabad. Ja siin nüüd saavad 2 keemilist komponenti, üks on happeline keskkond, teine on aluseline keskkond, saavad kokku ja selle kokku saamisega tekib protsess ja lubi eraldatakse ja see enam ei sobi. Tähendab, aluselise ehk et allikatekkelise jõgede organismid ei talu tegelikult happelist vett. Nad muidugi hakkavad moonduma ja nii edasi, eks ju, aga see ei ole enam see normaalne situatsioon ja need osa liike kindlasti hääbub tänu sellele. Et esiteks juba need on täiesti vastuolulised veekoostised. Miks ei tohiks tegelikult kraavid suubuda jõgedesse?